Uus-Sahraavi poliitiline hääl püüab murda sisse Põhja-Aafrika ühe pikima kestusega konflikti, Sahraavi rahuliikumine. See teatas, et lõpetas New Yorgis kohtumised ÜRO diplomaatidega, sealhulgas USA ja Prantsuse esindustega, esitades end pragmaatilise alternatiivina Polisario rindele. Rühm ütleb, et soovib läbiräägitud lahendust, poliitilist pluralismi ja lõppu aastakümneid kestnud ummikseisule Lääne-Saharas. Suur küsimus on, kas see on tõeline diplomaatiline võimalus või lihtsalt veel üks kiht konfliktis, mida on juba kujundanud Maroko, Alžeeria ja konkureerivad esindusõiguse nõuded. Et arutada teemat edasi on meiega liitunud doktor Mohamed Chitou, poliitikaanalüütik ja vanemprofessor Rabati ülikoolist. Doktor Chitou, aitäh, et olete täna meiega I24 News English saates. Lacho Sahraavi rahulikumine esitleb end kolmanda võimalusena Maroko ja Polisario vahel. Aga kuidas täpsemalt? Kas nad saavad tõepoolest olla omamoodi kesktee nii-öelda? No ma usun, et nende filosoofia on mitmes mõttes tõesti väga huvitav, sest nad võtavad Polisario rinde käest selle idee, mida see kandis alates 1973 aastast, et nemad on ainus esindaja nende Sahraavi inimeste jaoks. Nüüd on veel üks rühm, mis esindab Sahraavi rahvast ja see rühm tahab rahu. Ja ma arvan, et nad võivad oma poliitilise filosoofia kaudu olla need inimesed, kes tulevikus saavad Sahara autonoomse provintsi järgmisteks valitsejateks. Kui läbirääkimised selle rühma ja teiste piirkonna inimestega lähevad ilmselgelt väga hästi, ma arvan, et nad esindavad täna väga olulist elementi selles probleemis, selles pusles ja uut lahendust Sahara olukorrale. Ja tõesti loodavad autonoomia plaanile, mille marokolased esitasid 2007. aastal. USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ütles pärast kohtumist sotsiaalmeedias, et oli tore nendega kohtuda ning et Sahraavi hääled on pühendunud rahule ja maailm peaks neid kuulma. See on üsna tugev sõnum, mis tuleb USA suursaadikult ÜRO juures. Miks võivad rahvusvaheliste organisatsioonid nagu ÜRO olla rohkem valmis tegema koostööd Sahraavi rahuliikumisega kui Polisario rindega? Toetust on nad saanud nii Ameerika Ühendriikide ÜRO delegatsioonilt kui ka prantslastelt. Samuti kohtusid nad Prantsusmaa suursaadikuga. See tähendab, et lääneriigid, kes toetavad Maroko autonoomia plaani, näevad selles rühmas väga head lahendust ummikseisule. See peegeldab praegust olukorda ja tõepoolest lahendust, mis viiks marokolaste esitatud autonoomia plaanini. Nii et ma arvan, et see on väga hea viis olmas tee, nagu me ütlesime. Ja see pakub väga head lahendust Sahara tulevikule ja Sahari rahvale. Sest see esindab Sahraavi rahvast heas valguses ja vastab Maroko rahva autonoomia plaani nõuetele. Kuidas Alžeeria suhtub selle alternatiivse Sahraavi hääle esiletõusu? Alžeeria lükkab selle alternatiivi tagasi, sest Alžeeria lõi Polisario juba alguses peale 1975 aastal ja on sellest ajast alates rahastanud relvi, kõike Polisario diplomaatilist tegevust. Nii et kui on olemas kolmas tee, tähendab see Alžeeria jaoks läbikukkumist, kes on alates 1975 aastast ulutanud sellele umbes $70 miljardit. Ja ilmselgelt ei soovi nad kolmandat teed, mis vastaks Maroko ja Lääne rahunõuetele ning võiks viia autonoomia plaani rakendamiseni Saharas. Seega ma arvan, et Alžeeria ei toetaks seda. Aga ilmselgelt pole neil selles olukorras, tegelikus olukorras eriti valikuvõimalusi, sest lääneriigid toetavad Marokot, toetavad autonoomiat ja toetavad kolmandat teed. Kuidas teie arvates võiks see liikumine, mis on Ameerika Ühendriikides äsja hoogu kogunud, tegelikult koha peal reaalseid muutusi tuua? Ja kui kiiresti võime oodata, et mõni neist tõelistest muutustest ka tegelikult ilmneb? Muutus ei pruugi olla nii kiire, kui me kõik loodame, aga ma arvan, et Polisariol alžeerlastel ja ülejäänud maailmal võtab aega, et aksepteerida seda kolmandat teed, mida NCP grupp välja pakub. Aga ma arvan, et see on hea algus tulevikuks autonoomia plaanile ja lahendusele Sahara küsimuses.
mis on nüüdseks olnud ummikus üle 50 aasta. Dr. Mohammed Chatou, väga tore, et olite täna meiega I24 News Englishis. Aitäh, et jagasite neid mõtteid. Aitäh, et mind kutsusite.